Nüüd pöördume poliitmaastiku viimaste uudiste juurde, sest Iisraelis toimumata valimisteni 27. oktoobril on jäänud veidi üle 3 kuu. Kas Benjamin Netanyahu väljub võitjana või suudab muutuste plokk tõepoolest selle muutuse ellu viia? Viimased Kanali 12 uudiste küsitlused näitavad, et Gadi Eisenkoti juhitud Yeshari partei kindlustab oma edumaad. Uuring näitab, et Yeshar saaks seadusandlikel valimistel enamuse, saavutades 24 kohta, edestades Benjamin Netanyahu juhitud Likudi parteid, mis saaks 23 kohta. Neile järgneb Naftali Bennetti juhitud koospartei ehk Jahad 15 kohaga. Järgnevad Yair Golani demokraadid 11 ja Viktor Liebermanni Yisrael Beiteinu 9 kohaga. Et sellest kõigest paremini aru saada, tervitame stuudios poliitikanalüütikut Gil Hoffmanni. Nii et Gil, küsitluste tegemine võtab aega. Ja praeguses etapis on keeruline liiga palju hinnanguid anda, sest valimisteni on veel üle 3 kuu aega. Samas, Gadi Eisenkot teeb edusamme, selles pole kahtlustki. Millised on sinu peamised järeldused viimastest küsitlustest? Et sellest kujuneb 2 mehe võistlus. Netanyahu peab alati leidma kellegi, kelle vastu kandideerida ja keda Iisraeli rahvale kurjana kujutada. Ja nii saabki Gadi Eisenkot olema see inimene, kelle suhtes ta seda teeb. Ja tead, kui Eisenkotil oli vähem toetust, polnud see nii suur asi. Aga nüüd tunneb Netanyahu end ohustatuna ja Trump ei luba tal praegu Iraani rünnata. Nii et tal on keegi teine, keda rünnata. Ja mida veel saad meile rääkida sellest, kuidas Naftali Bennettil, endisel peaministril, konkreetselt läheb ja kuidas läheb Haiti parteil koos sellel opositsioonigrupil, mille kohta oli nii palju spekulatsioone, kui nad esimest korda ühinesid. Mis on värskeimad uudised selle konkreetse teema osas? See on väga osas? pettumust valmistav Naftali Bennetti jaoks ja on ka teisi küsitlusi, kus tal läheb veelgi halvemini. Ja ta tõesti arvas, et teda võetakse avasüli vastu kui peaministri kandidaati. Ja siinsetel valimistel juhtub see, et võistlus keskendub pigem isiksustele kui teemadele. Siis mitte Netanyahu kandidaat saab automaatselt palju toetust inimestelt, kes võib-olla oleksid eelistanud Naftali Bennetti või kedagi teist peaministriks. Aga nende peamine eesmärk nendel valimistel on proovida Netanyahust lahti saada. Ja ükskõik milline kandidaat, kes ei ole see number 1 kandidaat, kes seda teeb, kannatab selle tõttu. Valimiskalendris on käes aeg, mil reklaamides minnakse juba jõuliselt rünnakule. Ja seekord on kõikjal just tehisintellektiga tehtud reklaamid. Ja need on ausalt öeldes üsna koledad. Mõned neist on tulnud välja ka vastureklaamidega. Too meid kurssi praeguste kampaania sõnumitega, alustades Benjamin Netanyahust, vastus Gadi Eisenkotilt ja nüüd vaid mõni aeg tagasi uus reklaam ka Benny Gantsilt. Hästi, Netanyahu avaldus reklaami, kus Gadi Eisenkot jooksis, alguses tundus, et ta jookseb sõduri poole. Mul on hea meel, et sa seda ekraanil näed. Ja siis ta jookseb sõdurist mööda ja siis läheb ja kallistab Mansour Abbast. See on Netanyahu peamine kampaania. Lähenemine, mida ta hakkab kasutama, öeldes, et Eisenkot võrdub araablastega. Seda võiks nimetada rassistlikuks. Netanyahu on seda varem teinud, aga nii see ongi. Ja siis loomulikult Eisenkot on selgelt öelnud, et Netanyahu oli see, kes legitimeeris Mansour Abbasi. Ja Gadi ning siis on meil Benny Gantz, kes teeb seda, mida võib-olla Gadi oleks pidanud tegema, avaldades oma enda reklaami. See näitab, kuidas Netanyahu jookseb mööda samast inimesest ja kallistab ultraortodokset kandidaati. Goldknop hoiab silti, millel on kirjas, me pigem sureme, kui laseme end ajateenistusse kutsuda. See on muutunud inetuks, kuid kõik püüavad oma sõnumit kimmistada. Ja nad kõik eksivad ühel või teisel moel. Ja me näeme nüüd ja valimispäeva vahel palju muutusi poliitilisel maastikul. Täna õhtul oli Kanal 13 reportaaž, et Mansour Abbas kavatseb muuta oma partei juudi araabide ühisparteiks. Ja ta on isegi rääkinud Joab Segalovitšiga, endise Yeshatidi ministriga, et kandideerida tema nimekirjas. Segalovitš räägib araabia keelt ja võib-olla kandideerib teise nime all, mitte Raam, mis tähendab ühendatud araabia partei.
nii et parempoolses leeris võib olla Araabia partei. Joseph Haddad, aktivist, kes on väga Iisraeli meelne, on uurinud võimalust luua oma partei, mis võiks neil valimistel kandideerida. Ja Netanyahu, tema inimesed on rääkinud võimalusest anda talle reserveeritud koht, kuid Joseph Haddad eelistaks kandideerida oma partei esinumbrina. Järgmise 97 päeva jooksul tuleb palju otsustada, Marina. Tuleb palju otsuseid teha ja kahtlemata näeme veel palju reklaame, nagu need, mida just nägime. Poliitikaanalüütik Gil Hoffmann, hindame väga, et olete stuudios. Suur aitäh nagu alati!